Kätte on meil juba jõudnud kolmapäev, see puhkus läheb liiga kiiresti. Ma võtsin eile vlogimisest vaba päeva, nii et eile oli selline päev, et ma olin nagu enamasti kodus, aga need köögimehed ikka toimetasid terve päev. Siis ma käisin jooksmas ja poes ja eile sain esimest korda oma köögis süüa teha, mis oli väga tore. Aga nad täna ikka veel lõpetavad seda ja täna oli siis trenni hommik. Ma hakkasin juba 6 kodust liikuma. Ja nüüd 2 tundi trenni on tehtud, ma olen nagu natuke väsinud, aga lihtsalt sellepärast, et ma olengi kõik oma energia ära kasutanud, et ma nüüd võtsin midagi süüa ja kiirustan juuksurisse, sest mul on 8 minuti pärast juuksur. Loodetavasti ma ei jää hiljaks. Värske soeng, väga ilus. Ma käisin viimati juulis juuksuris, nagu väga crazy, mis nagu need intervallid, nüüd kui mul on nii heledad juuksed, et ei pea väga tihti käima, aga täna tegime siis natuke heledamaks ja natukene rohkem järku. Mulle väga meeldib. Nii siuke kerge ja värske on olla, et kuigi ma igapäevaselt nagu ma ei taju seda juuste nagu seda, et nad oleks mingi hullult välja kasvanud, et nad oleks mingi hullult koledad, siis ikkagi see juuksuris käik ja see värske lõikus ja kõik teeb nagu palju ilusamaks tulemuse. Ja nüüd siis kell on 2 täpselt ja ma ootan oma õde, kes kuskil siia kohvikusse Kadriorus maandub ja ta peaks kohe lõpetama, et ta toob mulle ka ühe väikse kohvikese, siis me lähme jalutame Kadriorus. Ma ei tea, kas seal veel on neid lehti, aga ma ise loodan, et äkki saab veel mingit sügisvaibi, sest päike tuleb ka siit kuskilt välja. Ja siis me juba liigume teiste asjade juurde. Aga kõigepealt loodan, et ta jõuab varsti. Aga väga tegus puhkuse päev järjekordselt, et esmaspäev, kui mul oli see linnapäev ja täna, kui mul on ka linnapäev, siis mul on nagu nii palju asju või kuidagi, jah, need päevad lähevad väga kiiresti siin linnas. Et eile, kuigi ma olin nagu kodus, siis meil olid need köögimehed terve aeg. Ja ma ei saanud ennast nagu üldse vabalt tunda, et nagu isegi kui ma olen teises toas, ma tean, et nagu mingid mehed toimetavad seal, siis ma lihtsalt ei saa ennast tunda vabalt ja ma ei suutnud väga mitte midagi teha ka. Et siis homme, kui ma saan lihtsalt olla üksi kodus, saan hakata sättima asju, siis ma arvan, et ma täiega naudin seda. Ja vahepeal helistaski siis köögipaigaldaja, et köök sai valmis. Nii et ma saan teile seda näidata. Ma arvan, et äkki homme, sest siis on päevavalgus, et nagu pimedas see ei ole nagu päris see, aga ma kardan, ma enne pimedat koju jõuan täna, nii et väga põnev. Ma ise ootan ka huviga, kuigi me oleme nagu enam-vähem näinud juba seda tervikpilti, siis täna, kui see on kõik nagu tehnika paigas, kõik kapiuksed paigas, siis ma arvan, on ikkagi siuke full efekt ja see on põnev. Tervist! Aitäh! Ilusad riided, stiilikoon. Issa ma polegi nüüd terve õhtu rääkinud, aga käisime siis Liinaga seal Kadrioru pargis. Ja kuna meil on Halloweeni pidu tulemas Markoga reedel, siis meil on üks kostüümi idee, mille jaoks ma läksin kaltsukatesse, et otsida Markole mantlit. Ma ei leidnud seda kahjuks, aga ma leidsin endale siis kostüümi jaoks ühe jope. Ma näitan seda siis kunagi reedel, aga jah, siis ma ei mäletagi, mis kell siis oli, mingi 4 hakkas saama. Siis hakkasingi linnast tulema, rääkisime vahepeal emaga, sest tal on täna sünnipäev ja siis Johandre tuli peale oma tööd siia korraks, nägi esimesena meie kööki, aga väga tore oli lihtsalt korraks siuke nii-öelda tööpäeva õhtune catch-up. Ja nüüd me käisime korraks veel koos poes ja nüüd ma olen päriselt kodus tagasi.
ja teen varsti toidu soojaks. Eile tegin siis mingit väga huvitavat pastat, ma lihtsalt suvaliselt Pinterestist võtsin ette, aga see tuli minu meelest mega hea, nii et ma loodan, et see täna on sama hea. Aga ma ei tea, ma arvan, et ma tegelikult midagi vist täna rohkem ei vlogigi, sellepärast et ma tahan teile homme näidata asju, sest meil on siis nüüd siin kummut, mida ma saan homme hakata täitma ja siis homme saan ka kööki hakata organiseerima, mis on ülipõnev ja lihtsalt kuna siin niikuinii õues on juba pime, me lihtsalt sööme õhtusööki, teeme pesus ja ongi siuke õhtune chill time. Et siis näeme homme juba põnevatel teemadel. Tere tulemast meie kööki. Selline siis meie köök tuli. Siin on väga palju jutustada, aga kõigepealt lihtsalt see on mega suur köök ja need tuled seal virendavad. Aga ma alguses nagu põdesin, et äkki see on liiga madal, kuna see lagi on ju nii kõrge. Õnneks ikkagi see on piisavalt kõrge, et see on... Mina sealt asju ei ulata ja meil on kindlasti vaja siia mingit pukki või asja. Aga jah, siin on nii palju ruumi. Et kui korteris ma ikkagi tundsin, et mul ei ole neid kõiki Opti grill, airfryerid ja siukseid asju kuskile mahutada, siis siin mul on ruumi. Ja see on täpselt see, mida ma tahtsin sellest köögist ja sellepärast me otsustasimegi siis terve selle nurgaga köögi jaoks kasutada. Kuigi jah, nagu nüüd kui see köök on paigas, siis ma tunnen, et ega see köögi ja elutoa osa ei olegi mingi mega suur. Et nüüd kui meil on siin telekas ja köök ja siia peaks tulema veel söögilaud ja diivan, siis siin nagu laiutada väga ei saa, aga samas ma olen ikkagi väga rahul, et me selle köögi otsuse tegime just sellise, sellepärast et ma tunnen, et see on koht, kus mul on mugav süüa teha ja kus mul on mugav asju ära panna. Aga vaatame siis natuke lähemalt. See oli üks kindel asi, mida ma tahtsin, ehk siis selline vitriinkapp. Ja alguses meil oli mõte panna see siia nagu äärde, aga siis ma lugesin, et tegelikult ei ole soovitatav, kui ahi ja siis külmik on kõrvuti ja siis me mõtestasime, et okei, paneme selle kappi siia keskele, et siis jah, mu kindel soov oli, et need mikrokas ja ahi on nagu kõrgemal ja pliit on siis siin eraldi ja siis ongi külmik, mis on täiesti tavaline. Siin ei ole isegi väga mingeid asju praegu ja riiulid pole ilusti pandud, aga jah, ja siis külmiku üleval on ka veel päris suur kapp. Ja kapi sisud selles suhtes on väga tavalised, et lihtsalt riiulid, enamustes nendes on minu meelest riiulid. Siin on siis siuke väga kõrge maitseainete koht, et ma vaevu ulatangi siit soola ja piprani, aga kõik, mis siia üles jääb, need on juba natuke liiga kõrged, et ilma pukita midagi kätte saada. Jah, üleval ongi siis kõik ainult need riiulid, mida ma hakkan kohe täitma ja siis on meil päris palju sellist väljatõmmatavat ruumi ka. Siin on meie nõudepesumasin, mis on nii mõnusalt suur, see on nagu ikkagi suurem kui see, mis meil korteris oli. Ja siis siia lähevad noad ja kahvlid. Siin on lihtsalt, siin on mingid õpetused ja esimest korda on meil 4 prügikasti, nii et ma üritan prügisorteerimisega tegeleda. Aga üks mega lahe asi on see, mida ma nagu mõtlesin, et ma ei tea, kas ma tahan, aga nüüd, kui see on siin olemas, mul on üli hea meel, et nad ikkagi panid selle, sest see ruum oleks kõik muidu kasutamata, aga siia on üli hea panna. Ma nüüd natuke pean iga kord mõtlema, kuidas see käib, aga siia on üli hea panna mingeid potte või mingeid asju, mida sa iga päev ei kasuta, näiteks mingid küpsetusasjad, et need ongi seal kuskil taga, aga samas sa saad need mugavalt välja tõmmata. Pea nagu ise kuskile urgitsema sinna taha ja see on üli äge. Ja siin on siis üks selline sahtlit või nagu riiulite asi. Ja selline siis meie köök saigi. Ma olen selles mõttes väga rahul, et me ikkagi nagu see esialgne hinnapakkumine, mis meile tehti, seal olid mingid mega premium materjalid,
mis tähendas, et see köögipakkumine oli mingi 25 000. See tundus lihtsalt natuke liiga palju. Et siis me vahetasime kõik need materjalid ümber, et see on see kõige tavalisem nagu köögiplaat. Aga samas ma tunnen, et see nagu ikkagi annab seda efekti, mida ma tahtsin. Ja meil on veel terve elu ees, et osta mingit 25 000 eest kööki. Et siia kodusse, ma arvan, see oli ikkagi väga hea valik. Ja mida ma mõtlen, mida veel öelda tahan. Ja siis need käepidemed. Ma nagu alguses olin suht 100% kindel, et ma selliseid musti käepidemeid ei taha. Aga teine ainuke variant oleks olnud siis see, mul ei tule see sõna meelde, et ei olegi nagu käepidemed, vaid on siis need sisse süvistatud nagu asjad, kus sa tõmbad kappi lahti. Aga seal ei oleks saanud seda värvi ja materjali, et see oli hoopis teine nagu minu meelest hoopis teistsuguse välimusega, et siis me ikkagi jätsime need mustad käepidemed. Ja selles suhtes, kuna ikkagi kraanikauss on ka niikuinii must ja mingid mustad detailid siin on, siis ta ikkagi läheb kokku. Ja üks väga lahe asi, mis siin on veel see, meil on siis Electroluxi pliid, mis ei ole nagu midagi uut. Aga meil on esimest korda siis ka Electroluxi see kubu, ehk siis nad on omavahel selles suhtes ühenduses, et kui ma panen pliidi käima, siis automaatselt läheb see tuli põlema ja automaatselt, kui hakkab mingit aurusid potist või kuskilt tulema, siis läheb see kubu tööle, mis on üli nagu äge. Sellised väiksed tänapäeva lahendused, mida sa saad esimest korda kogeda, minu meelest väga ägedad. Ja nüüd mul ongi siis suur töö, et hakata neid sahtleid ja kõike täitma, kuigi mul ei ole praegu mingit pukki, et ma ei saa sinna kõrgele väga ronida, siis ma arvan, ma saan ikkagi päris mitu kasti tühjaks. Aga enne, ei tea, kuhu ma kaamera panen, sest mul ei ole siin praegu mingeid asju. Nii, aga kõigepealt enne, kui me hakkame täitma neid kappe, siis meil oli köögiga kaasas ka selline tore pottide komplekt. Olengi seda ennem avanud, sellepärast, et ma tahtsin täna hommikul esimese asjana teha need kapid lapiga üle. Ja nüüd saab siis uusi asju siia panna ja kõike vana staffi ka, mis meil on kastides. Minu meelest kõik sellised uued köögiasjad annavad väga palju inspiratsiooni kokkamiseks. Ja tegelikult ma olen siin ühe korra tegin süüa, sest see köök on lihtsalt nii värske, aga ma tundsin ka, et ma meeldiksin palju rohkem kokata, sest siin on ruumi. Siis meil on üks väiksem pott siin. Väga siuke sleek disain on nende. Ma reaalselt isegi ootan, et õhtul hakata siin kartuleid tegema selles uues potis. Aga nüüd nagu kõige suurem küsimus on see, et kuidas siis organiseerida, sest ega mul ei ole nagu mingit täpselt ideed, kuhu panna mingid asjad. Ma isegi ei tea, nagu kas panna taldrikud. Ilmselt panen ikkagi riiuli peale. Kõik potid ja pannid, I have no idea, nii et ma arvan, ma panen lihtsalt ühte kappi praegu. Ja kui ma tean, kui palju mul neid asju lõpuks on, siis on natuke lihtsam mingit süsteemi teha. Ja viimase asjana meil on siis uus pann. Meil on muidu olnud kasutuses Stefali, kurat ma ei mäleta, aga see on see pann, millel sa saad sanga ära võtta ja see on muidu ülihea pann, mis on päris kaua nagu kestnud ka ja üldse ei võtta kinni ega midagi. Aga siin ma olen teinud see üks kord, kui ma tegin süüa, ma tegin ühe vokipanniga, mis kunagi Santa Maria saatis. Ja seal oli väga hea pastat teha, sest seal jällegi oli ruumi panni peal neid asju segada. Aga siin siis selline uus uhke Electroluxi pann, mega äge. Tundub, et siin on ülihea mingit, ma ei tea, munapraadida näiteks. Vahepeal mul pesid pesu ära ja praegu see on ka üks asi, mida mulle täiega meeldib teha, et pesu pesta siin majapidamisruumis. Sest ma ei tea, see
elu pesumasina ja kuivatiga on ikka something else. Aga muidugi, meil ei ole praegu mitte mingit, meil ei ole isegi musta pesukorvi. Meil ei ole mitte mingit süsteemi, kuhu panna riided. Ja need riided, mis on pestud, meil pole isegi nagu kappi ega midagi. Nii et suht raske on see organiseerimine siin. Aga lihtsalt seda musta pesu oli nagu jälle kogunenud. Ja mõtlesin, ma pesen siis ära. Praegu ma kasutan siin kuivatis sellist mingit AI süsteemi. Et ta ise mõtleb, mis see kõige parem programm on. Ja nagu kõige parem asi selle kuivatamise juures on minu meelest see, et kõik riided lõhnavad nii hästi. Et kui pesumasinas kasutad igast mingid pesulõputusvahendid, neid mingid lõhnagraanuleid, siis see lõhn ei jää kunagi minu meelest nii tugev. Aga ma ei tea, mulle meeldib, kui pesul on siuke ülivärske lõhn. Et jah, kui sa paned mingi pesust tulnud asja selga, siis tunned, et see lõhnab väga hästi. Ja praegu meil on mingi selline pesulõputusvahend. Ja noh, kui sa paned kuivatisse, siis lihtsalt see lõhn tuleb kuidagi minu meelest rohkem esile. Aga vaatame siis. Siin on nagu mega palju programme. Aga ma ei teagi. Muidu on olnud see AI Superdry. Aga see on suht pikk programm, nii et tuleb midagi muud. Üle tunni aja kindlasti võib-olla isegi 2 tundi. Kell on igatahes varsti 1 saamas ja ma teen endale lõunat vahepeal, sest ma tunnen, et ma olen nõrkemas ja väga palju asju. Selles mõttes mulle tundub, et kõik need käega ulatavad kapid saavad mul küll täna täidetud. Ja siis eks need ülemised jäävadki sellised, kuhu lähevad asjad, mida me nagu pigem harva kasutame. Aga ma vist teen lõunaks endale mingit pannkooki või midagi, sest mul väga ei ole kodus veel midagi ja lihtsalt ma ei viitsi otsida mingeid asju. Et see tundub kõige lihtsam lahendus praegu. Kell on somehow saanud juba 2:30. Ma olen suht palju asju jõudnud ära panna, aga ikkagi mega palju neid köögiasju on veel. Nii et ma panen lihtsalt jälle mingi time-lapsi käima ja tegutsen, sest ma lootsin, et ma jõuan täna nagu mega palju asju ära teha, nagu ikka. See on mu ainuke päev, kus ma ei pea nagu mitte kuhugi minema ja jah, kell läheb lihtsalt nii kiiresti ja võiks vabalt nagu tervelt mitu päeva veeta sellega, et lihtsalt olla kodus, organiseerida oma asju ja töödelda mingeid videosid, mida ma mõtlesin ka, et ma hullult teen selle puhkuse ajal. Ja nüüd on juba neljapäev käes. Aga ma ei lase ennast sellel heidutada. Ma ei tea, kas niimoodi on õige öelda. Lihtsalt keskendume ühele asjale korraga. Ongi juba õues täiesti pime, nii et ma teen teile väikse vahe update'i, sest seda klaaskappi ma ei jõudnud üldse sisustada ja ma arvan, et eksin, kui veel mingeid asju välja tuleb, siis võib-olla saab mingid paremad lahendused välja mõelda. Aga kuidas ma siis esialgu organiseerisin oma kapid. Kahvlid ja noad on siis siin. Natuke jama, et neid suuremaid vahesid on suht vähe, et rusikad on siin kuidagi viltu, aga ikkagi tore.
Siin on mu teesahtel, millest ma olen alati unistanud. Aga noh, ma tahaks tulevikus osta sellised mingid ilusad vahed, kuidas need teed siia ära organiseerida, sest siit on nagu mugav võtta. Ja siin all on kõik meie mingid fitness tooted või asjad ja siis plastikust karbid ja kõik termosed, sest ikkagi need on kõik sellised asjad, mis on hea, kui on hästi kättesaadavad ja saab kergesti siit välja tõmmata. Siis on meil tassid, mis ei ole üldse nagu mingi ilusti organiseeritud. Siin on lihtsalt täiesti tavalised tassid, üleval panin jõulutassid ja siin on mingid klaasid. Et jah, siin ei ole mingit ilusat süsteemi ja meil on kõik nagu täiesti erinevad asjad ka, nii et it is what it is. Siis siin on see pesu või see kuivatusrist. Siis taldrikud, ka jällegi mingit väga süsteemi ei ole, lihtsalt suured taldrikud, väiksed taldrikud ja that's it. Siin on maitseained. Rohkem üle olen ma ei ulatanud, aga nagu ma tahaks lahti saada kõikidest nendest, mis on kiledes, et peaks ostma kõik need topsid ja siis nagu ilusti ära panema need asjad. Siis kõige olulisem sahtel, kuivainete sahtel. Jällegi ma väga ei teadnud, kuidas seda kõike paigutada, kas oleks pidanud rohkem eraldi sahtlitesse panema, sest ma ei tea, kas see läheb jälle segaseks, et sinna taha jäävad mingid asjad. Samas need on minu meelest ei ole nii sügavad need riiulid, et seal korteris oli küll see, et sinna taha kogunes mingid asju, millest mul pole tõrna aimugi, aga kuna mul on siia niikuinii mingit pukki vaja, siis võib-olla ma hoian paremini silma peal. Ja noh, üldse tahaks neid kuivainete topse rohkem, et kõik näeks veidi ilusam välja siin kapis. Ja siin on ka mingid kastmed, mingid random asjad ja üleval on mingid ravimid ja mingid, ma ei mäletagi, mis need, piparkogivormid. Nii et siin on ka mingi täiesti, noh, ma ei tea, kas siin just mingi süsteem on, aga küpsetusasjad panin ka siia. Nii et selline huvitav sahtel. Siia, mis ma panin siia? Siia tulevad vitamiinid ja siis kassi asjad ma panin sinna, sest jällegi, kuna need osad sahtlid on nii kõrgel, siis ma pole mõtet sinna üles väga selliseid igapäevast asja panna ja vitamiinid ja kassitoit on väga igapäevast asjad, nii et ma ei tea, võib-olla Marko ütleb mulle midagi paremat, kuidas need panna. Siia ma polegi pannud mingid asjad, võib-olla need kassi asjad panna siia, et siin on ruumi. Siia ma otsustasin panna koristustarbed, kuigi ma ei tea, kas see on nagu parim mõte. Et kui meil saab see majapidamisruum nagu ka sisustatud, siis ilmselt paljud koristusasjad lähevad sinna, aga praegu ma panin siia. Siis siia karusselli ma paningi sellised asjad, mida ma igapäevaselt ei kasuta, nagu mingid küpsetusasjad, suuremad mingid ahjuvormid ja värki. Et see on nagu tõesti väga hea koht. Siia jäid potid ja pannid. Ei ole ideaalne lahendus, sest see optigrill lihtsalt ei mahtnud mitte kuskile, et ma pidin selle panema siia pannide juurde. Aga ma arvan, et võib-olla mõtleme midagi muud välja vahepeal. Siia ma panin kausid, kuigi need võiks olla ka sellised asjad, mis ilmselt nagu on riiulil, aga meil on kõik nii erineva kujuga, et need on suht halb üksteise peale laduda. Ja mis siis veel? Siia ma panin mingid lõikalvad, kuumaalused ja riidest kotid. Ja siin ongi siis airfryer, röster, optigrilli mingid plaadid ja kartulid. Nagu kartulitega ma ei tea. Ma ei ole kunagi suutnud neile mingit head kohta leida, sest see on jällegi selline asi, et see peab ju olema kuivas. Ja ideaalis jahedas, mida nagu mulle meeldi, kui kartul on nagu külmkapis. Et siis ma alati panengi mingisse lihtsalt kuskile sahtlisse, kus ma saan kergesti kätte. Aga võite anda nippe, kuidas te kartulit hoiustate ja üldse selliseid juurvilju, mis nagu tegelikult ei taha külmkapis olla. Et kuidas see normaalne välja näeks. Ja siis mul ongi need
tühjad klaaskapid ja mul on vaja veel mingid muud ära pesta ja üldse ma ei tea. Ma nüüd vaatan kella, et kell on juba 4. Ma olen nii väsinud ja ma lihtsalt tahaks natukene pikutada. Et selles suhtes on nii hull, et see puhkus lähekski nii kiiresti, et ma ei ole jõudnud lihtsalt sellist chillimispäeva teha, et väga palju ringi rapsimist on olnud ikkagi olenemata sellest, et ma ei ole pidanud tööd tegema. Aga ma arvan, et ma teen endale kohvi, sest ma tõesti tunnen, et muidu ma jään magama. Ja siis ma tahaks ikkagi selle kummuti ette võtta ja ma arvan, et selle köögiga ma jätkan kas homme või siis nädalavahetusel. Aga mul on vaja natuke mingit pausi sellest köögiteemast, sest vahepeal väike paus annab paremaid ideid, kuidas asju sättida. Kahjuks mul ei ole siin muud varianti, kui panna see kola tuli põlema, sellepärast et siin toasas on pime ja te ei näe muidu mitte midagi. Ja meil pole mitte ühtegi lampi ilmselgelt, nii et see kollane rõve valgus. Aga siin on siis meie Oriensi sisustussalongist valitud kummut ja minu meelest see sobib siia väga hästi. Et natuke on seal ääres ruumi, saab sinna veel midagi, ma ei tea, kas mingi taimekese või midagi panna. Ja siia seina peale ma veel ei tea, mis me teeme. Üks pool on siis mulle ja teine on Markole ja ilmselt me panemegi siia mingid sokid, pesu, ma ei tea, ööriided ja mingid sellised igapäevasemad ma ei tea, kas mingid teesärgid või mingid siuksed asjad, mida nagu praegu on pidevalt vaja, et neid ei peaks kuskilt kastidest otsima. Ja Marko ütles küll mulle, et mis süsteemiga ta tahab neid asju paigaldada. Ma ei mäleta seda kahjuks, nii et ma ikkagi arvan, et ta peab ise koju tulema ja ütle mulle. Aga ma ei tea, minul näiteks on trenniriided sellised asjad, mida nagu mul on mõistlik praegu siia kappi ikkagi panna, sest muidu ma kogu aeg otsin neid. Nii et jah, ma ei teagi. Seda ei ole eriti huvitav ilmselt vaadata, kuidas ma neid asju siia valdin. Ja ilmselt ongi see, et kui üks hetk tuleb see päris nagu garderoob, siis see kõik võib-olla muutub, võib-olla ei muutu. Aga see on lihtsalt kastidest mingid täiesti random asju välja ja nagu tänane päev on lihtsalt minu jaoks kuidagi nii tekitan sellise tunde nii raske, kui sul ei ole, ma ei tea, see, et meil ei ole kardinaid ja siis kogu aeg tunnen, et keegi nagu vaatab, kuigi kedagi ei ole ja siis üritad nagu mingeid asju siin sättida ja ma ei tea, et tahaks lihtsalt, et kõik oleks juba olemas. Ja siis saaks neid asju lõplikult ära sättida. Et praegu ma küll panen mingeid asju kuhugi, aga tegelikult ma ei tea, kas seda nii jääb. Minu reede on olnud juba väga aktiivne, sellepärast, et ma käisin hommikul jooksmas. Ülipõnev on avastada nagu sellist uut kohta, et muidu ma käisin üleeile või mingi päev, käisin seal päris nagu terviserajal, aga sinna ma pean autoga sõitma. Nii et täna mõtlesin, et okei, ma lihtsalt lähen siit kodu juurest, kuna mul oli ainult pool tundi vaja joosta, et ma lihtsalt lähen välja ja vaatan, mis siin ümberringi on ja väga huvitav oli. Et avastada sükest uut kodukanti.
aga natuke on täiega siuke tunne, et ma ei tea, kuidas seda nagu eesti keeles väljendada, ka nagu kommuun või selline, et sul on nagu vähe naabreid, aga samas ilmselt kõik suht teavad, kes siin nagu elavad. Siis mul on jah natuke siuke tunne, et kas keegi nagu vaatab, kui ma lähen mingi õues jooksma, mis on üliveider, sest nagu tegelikult ma arvan, kõikidel on täiesti suva, kõik elavad lihtsalt oma elu. Ma arvan, see ongi see uue koha värk, et kuna teised inimesed siin on võib-olla juba nagu elanud, harjunud, siis sina oled see nii-öelda uus tulija. See on nagu vanasti mingi, ma mäletan, kui me läksime Liinaga uude kooli gümnaasiumis, siis ikka nagu see, kes on uus, ju tekitab teistes nagu põnevust, et kes see inimene on ja mis elu ta elab. Aga igatahes see jooks oli väga mõnus, ma ei tea, ma täiega naudin seda sügise väikese seenevihma käes jooksmist, ei ole üldse liiga palav ja täiega nauditav. Ja siis, kuna täna on Halloweeni pidu, milleks me oleme reaalselt saanud valmistuda mitu kuud, aga me muidugi alles hakkasime täna selles suhtes neid riideid vaatama. Meil on idee olemas, olnud mingi, ma ei tea, nädal või midagi sellist. Aga jah, kogu aeg on nii kiire olnud, et lihtsalt pole väga jõudnud. Ja noh, kui ma käisin kolmapäeval linnas, siis ma käisin kaltsukates ja otsisin neid asju, aga siis ei leidnud, nii et täna mul läks natuke paremini ja leidsin endale Pepkost sellised kindad ka, mida mul on vaja siis selliseid ilma sõrmedeta kindaid. Aga jah, käisin veel mingites poodides, võtsin endale kohvi ja lihtsalt avastasin seda uut kanti enda jaoks. Väga huvitav oli siukene hoopis teistsugune tunne ikkagi kui linnas elades. Ja ma tunnen, et mulle praegu meeldib see, et ma olen reaalselt mingi, pole isegi nädal aega elanud siin. Aga praegu ma täiega naudin seda, et kui mul on midagi vaja, ma lähen reaalselt sõidan mingi mõned minutid ja käin mingites suuremates poodides, et siin on nagu siuksed essential asjad olemas. Ja samas igapäevaselt ma ei ole mingi melu keskel. Aga täna peaks tulema üks kuller, kes toob mulle ära mööbelühe asjad, mis on päris kaua juba teel olnud, aga nüüd siis jõuavad kohale, et saan teile jälle midagi uut näidata. Kuigi ma ei ole kindel, kas ma teen need kohe lahti, sest ma peaks neid filmima ka. Et ma natuke mõtlen selle peale, aga praegu ma joon oma kohvi, lihtsalt naudin seda aeglast tempot ja proovingi nautides seda viimast puhkusepäeva, enne kui me õhtul lähme Halloweeni peole. Ja siin ta ongi minu tugitoolikene. Selle siis tegin lahti ja siin karbis on veel tegelikult diivanilaud ka, aga ma seda ei hakka üksinda siit tassima. Pärast ma kriibin selle põrandaga. Aga see on ka väga-väga põnev ja see tegelikult on mõeldud mu kunagise garderoobitoajaks, mis praegu on kaste täis. Aga praegu ma saan vähemalt telekat vaadata ja istuda siin. Minu meelest väga nunnu. Ja mis mulle meeldib, mida ma enne isegi teadnud, oli see, et see nagu, sa saad sellega sõita, et siin all on siukene asi, mis käib ringi. Et oli mugav. Ma ei ole seda veel testinud, nii et esimene, oh my god, kui hea on istuda kuskil, mis ei ole põrand ega voodi. Aga väga põnev. Ma tahaks täiega juba seda tuba sisustama hakata, aga ma arvan, et see on üks viimaseid asju. Nii et praegu naudime seda, et siin saab keerutada. No nii vahepeal läks nii kiireks, et ma jõudnud vlogida, aga ma olen valmis. Meie kostüüm on siis Harry ja Marv üksinda kodust. Ja ma olen ilmselgelt Marv. Ei ole küll parukat, aga that's me. Ja Markol on väga lahe kostüüm, mida ma siin meisterdasin päev aeg. Ja me lähme oma esimesele Halloweeni peole varsti, mille üle mul on nagu selles mõttes hea meel, et tundub, et siin kandis lapsed ikka. Lapsed jooksvad ka seda Halloweeni, et kui korteris elades on nagu kuidagi see, et ma ei tea, panen ukse lukku ja ei tee välja. Et siis siin nagu inimesed, ma ei tea, on siuke tunne, et ma peaksin välja tegema. Et ühtedel me saime juba kommi anda. Aga me
hakkamegi varsti minema ja eks siis ole näha, mis põnevad kostüümid kõigil täna on. Meil on siin üks väga eriline nii ilus, nagu päris Need on osa kostüümist. väga fancy. Ja kus su kaaslane? Varst ja Valdes. Oota, mul on siin selle... Väga meeldib. No nii, tutvusta meile ennast. Tervist. Mina olen see ausambaks. Vaatame täidised üle. Ma veel pean ütlema. Pärast saad mängu asja ka valida. Väga tore. Siin me ootasimegi. Tšau. No nii. On käes jälle uus päev, on laupäev ja 1. november. Eelne Halloweeni pidu oli mega fun. Me läks seal süükseks tantsuks ja me jõudsime alles mingi 2:30 koju, nii et väga pikk pidu ja me magasime täna päris kaua. Nüüd me oleme siin tegelenud diivanilaua kokkupanemisega ja koristasime. Marko läks just mingit popkaste ära viima. Ja selline kodune päev ilmselt täna. Et mõtlemegi siin, et mis asju järgmisena ära osta ja mida nagu me saaks juba tellida või mingeid järgmisi samme teha. Aga me panime kokku siis selle diivanilaua, mis me tellisime mööbel ühest. Ja nagu ma küll mõõtsin seda pikkust ja mulle tundus, et see võiks siia sobida, aga praegu mulle tundub, et see laud on ikkagi liiga suur, et ma ei tea, võib-olla raske on hinnata ka, kuna meil pole ju diivanit ja nagu telekas on ka maas. Et praegu lihtsalt tundub siuke hästi kubakas see diivanilaud, kui arvestadagi, et meil tuleb siia nagu nurgaga diivan, siis telekalaud väga ruumi ei võta lisaks, aga lihtsalt jah, tundub, et siin peaks olema midagi väiksemat. Iseenesest täitsa tore laud ja mulle meeldib see muster ja tegelikult olekski, et kui oleks veel rohkem ruumi, siis võiks vabalt selle siia jätta. Aga ma arvan, et eks me otsustame seda võib-olla siis, kui diivan on kohal, et kuidas see sobitub, et praegu meil on vähemalt mingi laud ja saab nagu kas või süüa siin niimoodi põralda peal, et sa saad oma toidu laua peale panna. Et jah, sellised lood täna, aga ma panen võib-olla ennast vahepeal valmis ja ma täiega mõtlen, et tahaks kuskile purksi sööma minna, sest minu meelest see on alati, kui sa oled eelmine päev mingi peol käinud, siis purks lihtsalt hits different ja friikad, nagu ma tahaks praegu täiega sellist toitu. Et kell on juba 3 ka, et siuke mõnus lõunaaeg ja siis saame nende koduasjadega edasi tegeleda ja ma ei tea, ma juba täiega kujutan ette, et kuna nüüd on november ja paljud ikkagi on juba jõululainel, siis ma täiega unistan, et kui ongi jõulud, et siis selleks ajaks meil peaks olema kardinad,
diivan kindlasti ja noh, söögilaud ja värgid, et siis meil on siin juba palju-palju mõnusam olla ja saame ka niisugust pühade vibe'i nautida, et praegu mul ei ole üldse sellist nagu meeleolu, et mingeid dekoratsiooni asju osta, sest need tunduvad nii pisiasjad, kui sul on nagu reaalselt vaja kodu sisustada, et praegu pole ühtegi mingit küünalt ega mitte midagi ostnud. Et jah, kuidagi siuke, ma ei tea, mul ei ole isegi neid asju kuhugi praegu panna, sest igal pool on suht tühi. Aga see on ikkagi fun protsess ja naudime seda natuke teistmoodi elamist siis praegu. Otsustasime spontaanselt, et me tuleme ostame need söögilauatoolid ära. Oleme siin konverteris ja vaatame, kas need mahuvad auto peale. Väga põnev igatahes. Üks sammuke jälle lähemal. Jõudsimegi oma toolikestega ilusti koju. Kell on juba vahepeal saanud 7 läbi, nii et päris kaua olime ikkagi ära, kuigi ma hommikul ütlesin, et meil on kodune päev täna. Ei, sellist asja vist pole kunagi. Aga toolid siis on sellised. Konverterist valisime need. Need vahepeal olid otsas kõik, aga praegu oli vist 7 tükki seal saadaval. Ja kuna meil tuleb siuke 120 läbimõõduga laud, siis 4 tooli, et tundus nagu mõistlik. Ja need on suht suured toolid muidugi. Ma arvan, et seda õiget värvi näitan teile äkki homme. Aga jah, siin nagu vaikselt hakkab looma, kuigi suht raske on seda ruumi hinnata, kui diivanit ei ole, mis on nagu siuke suur asi, mis siit on puudu, nii et ei tea, mille jaoks, kui palju ruumi on tegelikult. Aga väga põnev. Vlogi olnud need viimased päevad, aga ma ei tea, mul on täiesti selline tunne, et kui õues on pime, siis on nagu päev juba läbi ja midagi ei viitsi ja taha teha ja nagu ma ei suuda väga vlogida siis. Aga täna on üks väga vihmane päev, ma käisin hommikul 9 aeg jooksmas, mul oli täna kavas 1,5 tundi jooksu ja oi, ma sain ikka läbimärjaks ja nagu alguses ei sadanud, kui ma läksin ja ma just mingi hetk mõtlesin, issand kui mõnus, et nagu jah, sul alguses on ikkagi külm, kui sa sellise ilmaga jooksma lähed sügisel, aga noh, üks hetk hakkab sul ikkagi soe, siis on see jooksmine kuidagi nii mõnus, aga mingi hetk hakkas räigelt sadama ja siis ma lihtsalt olin nagu mingi märg kass, kui ma tuppa jõudsin, aga sain tehtud ja me oleme kohe jõudmas linna, lähme Ülemistesse, ma filmin ühe koostöö ära ja siis vaatame, mis see pühapäev veel toob. Aga jah, siiamaani on siuke mõnus hubane päev, et see vihm isegi nii väga ei häiri, sest ma olen juba oma aktiivset tegevust õues ära teinud ja nüüd saan nautida kohvi ja olla soojas. Oli väga edukas linnas kõik, sain oma koostöö filmitud, käisime veel pianos. Mida ta fokuseerib? Ja ostsime kassile uue kraapimispuu, sest ta eile avastas need toolid enda jaoks ja tahab hirmsasti neid kraapida, nii et ma ostsin talle uue sellise pika puu. Loodame, et see asendab neid toole nüüd talle. Aga mul oli linnas pakiautomaadis üks pakka vaja ära tuua, nii et siin see on, teeme koos lahti. Praegu nagu on minu meelest alanud see kõige õudsem aeg aastast, et see pime novembrikuu, kus nagu ma ei tea, minu jaoks veel seda jõulutunnet ei ole. Ja siis lihtsalt on kuidagi see, et nii lühikesed on need päevad ja kogu aeg peadki nagu pimedas olema. Et ma alati ootan, et november saaks läbi, et siis detsembris on suhte. Mis tuleks kõikide 4 käpaga seda küll. Läks peab üles see.
aga mulle saatis siis paki Lokati, kes on minu meelest Leedu firma äkki ja nad teevad selliseid toredaid susse, mis on 100% merino villast. Palju parem kui too Roneviisli. Ja no kuna ma teadsin, et nad ilmselt jõuavad siis, kui ma juba uues kodus olen, siis mõtlesin, et nii tore uued sellised kvaliteetsed sussid ja uues kodus kuluvad kindlasti ära, et saame proovida. Ja minu meelest nii tore selline jõulukingi idee, et susse on minu meelest alati hea kinkida, aga tihti ongi see, et ei tea, millised nagu head sussid on. Vau, kui pehmed need on. Väga koosid. Meil see põrand siin on, kuna see on naturaalne puit, siis minu meelest ma olen mõlemad tähele pannud, et see on veidi nagu kõvem, et siin on sussidega kuidagi veel eriti hea käia, sest jalad väsivad ära, kui see mingi ringi tatsud kogu aeg. Aga väga nunnu. Panen lingi siia descriptionisse, kes tahab üle vaadata. Ma jätan nüüd endale nüüd jalga, teen teed ja hakkan oma asjadega tööle ja proovin võimalikult produktiivne olla, enne kui peab hakkama süüa tegema. Marko otsustas pühapäeva puhul sauna teha ja ma olin mingi, ma ei tule täna sauna, sest ma tundsin, et mul on nii palju asju vaja teha, et nagu mul oli see nädal aega puhkust, mis läks nii kiiresti ja noh, see ongi see kolimise teema ka, et väga suur aeg läks nagu siia ja kõik need linnatoimetused, et pole veel harjunud selle uue rütmi ja rutiiniga, et kuidagi nagu väga puhata ei olegi saanud, et nüüd kui on pühapäeva õhtu, siis mul on ikka nii palju asju nagu vaja teha seal arvutis, et ma täiega tundsin, et ma ei saa tulla, aga ma ikkagi korraks vist lähen, äkki see aitab mu aju natuke puhata ja siis ma suudan kiiresti tegutseda. Ja lähme naudime siis korraks sauna. Saun oli ikkagi väga mõnus mõte ja see on täpselt see asi, millest me ju unistasime ja mida me seda uut kodu valides nagu otsisime, et meil oleks oma saun ja terrass, kus siis pärast sauna nagu mõnusasti istuda. Ja selles suhtes oli väga tore, ma nagu mingit pikka saunatiiru ei teinud, siis käisin pesus ja tegelesin oma asjadega, tegin veel süüa kaasa ja töötlesin vlogi, mida ma ei jõudnud ikka valmis, aga suur osa sai tehtud. Ja nüüd ongi kell 10 läbi juba. Ehk siis minu puhkuse nädalake on läbi saanud. Tõesti nii kiiresti läks ja nagu selles mõttes mul on väga hea meel, ma sain ikkagi oma nagu vaimu puhata nendest töömõtetest ja ikkagi mingis mõttes on energiat rohkem ja nüüd siis harjutama uut elu, uut rutiini siin uues kodus. Ma mõtlesin, et ma lõpetangi selle vlogi siin ära. Nädal on läbi ja alustame siis uuel nädalal uue hooga. Aga suur aitäh, et vaatasid seda vlogi. Loodan, et oli huvitav ja ma olen väga tänulik kõigele, kes siin kaasa elavad sellele koduteekonnale. Ja eks seda muutusid ja asju tuleb veel palju, sest meil on lihtsalt nii palju asju puudu siin kodus, aga vähemalt see nädal oli ikkagi väga edukas. Saime köögi, mis sai siis valmis see nädal, kummuti siia magamistuppa, söögitoolid, siis selle tumba, siis ma ei mäleta, kas ma näitasin teile, vist ikka näitasin, et saime diivanilaua ka tegelikult, aga see on lihtsalt ikkagi liiga suur, et me mingi hetk vahetame selle välja. Aga praegu meil on vähemalt asjad seal, nagu asju saab kuskil toetada. Ja jah, ikkagi suured sammud tehtud selle see nädal. Nii et ilma pikema jututa tõmban vlogi otsast kokku ja näeme järgmine kord. Tšau!